Okei, võtame siis selle sama, mingi, mis see rühm oli siin päris kabelist. Okei, võtame selle rühma, jah. Nii. Igatahes alustame siis nähtuse kirjeldusega. Näete, siin keegi uuris Tartu maratoni realiseerinud arvu aastatel 93-2012. Et siis nad panevad kirja siis, kus kohast need andmed ka pärinevad loomulikult. Et leidke mingi nähtus või siis protsess või viige läbi mingi eksperiment. Aga idee on selles, et te saate mingisugused andmed ja järgmine samm ongi nende andmete esitamine. Te võite need andmed esitada mulle näete siin tabelina sisse ehitanud või siis Exceli failina niimoodi. See on lihtne teha. Add file ja Exceli fail ülesse. Järgmine samm on siis funktsiooni sünnitamine. Nii, jällegi lisage pilt, näete siin, kus on teie andmed, siis see funktsioon ja siis vastavalt see valem. Ja alla siis selle programmiga Screencast-O-Maticuga lisage see YouTube'i video. Et siis tehke siis ekraaniviisori, ütleme selle sama Screencast-O-Maticuga õppevideo nii-öelda, kuidas te selle funktsiooni loote, laadige üles selle YouTube'i ja siis vistutage siia. Kui mingi asjaga tekib teile probleem, siis küsige minu käest abi, et see järgmine kord, ülejärgmine kord, ei ole probleemi. Kui funktsioon on olemas teil, siis hakkame lihtsamaid ennustusi tegema. Näiteks nemad siin ennustusid palju võiks olla osalejad aastatel 2014-2015. Leidsid vastavad funktsiooni väärtused ja kirjutasid siis oma järelduse ka siin. Et olenemata muudest teguritest, näiteks ilm võiks aastal 2014 olla mingi 8800 osalejat näiteks. Nii, see on lihtsamad ennustused loomulikult. 5 on seotud tuletisega. Nemad otsustasid, et nad jaotavad seda protsessi 2 osaks, näete. Neid 2 eraldi funktsiooni. Ja nad uurisid neid eraldi. Teie võite sama teha, aga see kõik sõltub sellest, mis funktsioon teil tekib, või mis andmed teil tekivad, kas on neid võimalik üldse ühe funktsiooni abil üldse kirjeldada. Igatahes nad leidsid, et eraldi tuletised ja siis arutasid vastavad väärtused. Te teate, mis asi on tuletis. Et te oskate siis pakkuda mõõtühikud tuletisele ja leidke mingid väärtused, ma ei tea, kohal, ma ei tea, ükskõik, mis teil tekivad. Igast leidke tuletise väärtused ja interpreteerige oma tulemusi, et mida need väärtused näitavad teile. Ja viimane on see integraal. Näiteks nemad leidsid keskmise osalejate arvu vahemikus 93-99. Näete, see on see, mis me eelmine tund tegime. Täpselt mäletate seda asja. Nemad tegid niimoodi seda asja. Näete. Kõik interad leitakse loomulikult selle Wolfram Alphaga ja lihtsalt teie teete siis sellest pildi, lõikate välja need osad ja panete siia lihtsalt ja pildina on kõik. Aga see on lihtne teha, kui tahate pildi lisada, siis vajutage näiteks selle edit page'i peale ja siit tekib siis mingi insert ja vasakul pool on ja siin saate image panna või YouTube'i video või ükskõik, mis tahate siin panna. Ja siis ärge unustage save lõpetus vaadata. See ükene siis üleval.